Täna näitame siis, kuidas vahetada ühel 60ndate aastate toolil pealisriiet. Nagu me näeme, on see ilmselt kunagi juba tehtud, kuna on kasutatud kaasaegseid klambreid, aga meie teeme seda teekord natuke lihtsamalt, ehk siis naeltega, et saaks kodusel viisil oleks see võimalik teha. Selleks tööks on meil vaja tööriistu, mis oleks hea siis naaskel, erinevad tangid, haamer, naelad, vahepeal ka liimi, joonlauda ja kääre. Ja alustame siis kanga eemaldamisest. Tähelepanelik tasuks olla siin sellega, et kui naaskliga tööd tehes, et naasklit suruks ja lükkaks ikka endast eemale, mitte enda poole. Ja siis meelitame alguses need klambrid siit lahti. Ja siis saab pärast vajadusel tangidega need välja tõmmata. Või kui on tugevam riie, aitab ka võib-olla natuke nagu riidest sikutada. Kindlasti tasub võtta välja kõik klambrid, et ei jääks selliseid teravaid otsi, kuhu võib kas seeliku katki tõmmata või rõivasem ära rikkuda. Siin on nüüd siis näha, et on polster tehtud porolooniga ja võtame ära ka vana vatiinikihi. Kui vana riie on eemaldatud, tasub kindlasti korra kontrollida, kuidas põhi sobib raami sisse, et meil oleks siin igal pool varu natuke paksemale riidele. Nüüd mõõdame, palju läheb vaja riiet. Selleks võtame kõige laiema kohad istumisel, mõõdulindiga siit servast üle 54 cm pluss mõlemale poole 3 cm naelutusvaru, see teeb 60 cm. Lai on see tükk ja sügavus 49 pluss 6 cm mõlemale poole 3 cm naelutusvaru, see on 55. Kindlasti tasub triibulise kanga puhul ja lilleliste kangaste puhul märkida peale tükile keskkoht, et näiteks lill või mõni muu ornament või triip jääks täpselt tooli istumisel keskele. Ja kindlasti tuleks peale märkida ka keskkoht istumise plaadile. Kui on tegemist porolooniga istumisega, siis nii porolooni eluiga kui kanga eluiga pikendab kindlasti see, kui panna vahele mahuline vatiin ja selleks on hea kasutada kontaktliimi ja kas siis papi või pintsliga see peale kanda. Ja seda ei ole kindlasti vaja kanda väga paksu kihti, vaid pigem natukene, et ta hoiab vatiini paigal seni kaua, kuni me paigaldame riiet. Ja vatiini saame ära lõigata täpselt puiduserva järgi. Nüüd veel on olemas riie ja alustame naelutamisega. Naelutamise juures tasub sellele tähelepanu pöörata, et see 3 cm, mis siin sai arvestatud varu, ongi mõeldud selleks, et riie keerata topelt. Siis ei jää selliseid hargnevaid servasid. Ja kindlasti tasub nüüd järgmisena ära fikseerida teises otsas keskkoht. Samal ajal natuke pingutades. Nüüd vastaskülgedel keskkohad. Ja vajadusel lõikame riiet natuke vähemaks. Triibulise riide puhul tasub kindlasti jälgida seda, et triip peab sirge ja samas risti suunast triipu pingutamine ei pea olema nii tugev, sest on oht tõmmata triip kõveraks. Pigem sellise riide puhul pingutada pikki triipu riiet rohkem.
nüüd jälle nurgad jätame viimaseks ja jagame alevas oleva riide kõigepealt 2, jälle keskkohad ja nii edasi. Nii me oleme jõudnud oma naelutamisega nurkadeni. Ja alustame esimesest nurgast. Esimesel nurgal tasub pingutada kõigepealt riiet tagant ettepoole ja lüüa siia ette serva üks nael. Nii, nüüd need varud, mis siin on, keerame ilusti topelt. Ja nüüd nagu näha on, jääb meil hästi palju siin riiet üle ja üleliigse riide saab ära lõigata. Aga sellega tuleb olla ettevaatlik, et liiga palju ei lõika, et ei lõika endale auku sisse. Ja seda ongi kõige lihtsam teha niimoodi, et naelast kõigepealt natuke eemalt sinna suunas ja siis me näeme, kui me hakkame nagu volti peale keerama, me näeme, siit jääb ülejääk. Siit saab ära lõigata ülejäägi. Nende varude ära lõikamise juures on oluline see, et siin ei jääks kangas liiga paksult ja ta pärast ei mahu meil tooli raami sisse. Sellepärast lõigatakse need varud seest tühjaks, et siit jääks ühtlasem pind. Eest vaadates on volt õieti nii, et me voldi sisse ei näe. Lisaks vasarale võib olla ka veel mõnel kodus selline mehaaniline klambripüstol või minul on professionaalses kasutuses selline suruõhuga töötav klambripüstol, mida võib sama hästi kasutada naela asemel. Nagu töö juures oli näha, lõikasime me nurgad ilusti väiksemaks ja tänu sellele mahub ka toolipõhi ilusti oma kohale. Toolipõhja võib olla ka lisaks fikseeritud põhja poolt kruviga või siis ise püsib toolipõhi paigal. Nagu me täna nägime, on võimalik ka koduste vahenditega vahetada toolipõhja riie.